Tere tulemast vaatama Kohtla-Järve saadet. Meile on külla tulnud Eesti Vabariigi riigihalduse minister Jaak Aab. Tere tulemast. Tere! Meil on koolis tekkinud selline traditsioon, et alati kui keegi külaline tuleb siia kooli, siis ta saab sellise sissejuhatava küsimuse. Ja hea meelega ma küsiksin ka teilt, et millised olid teie kas emotsioonid või just meeleolu, kui te Kohtla-Järvele, kui te siia saabusite? Täna väga rõõmsad, ma olen ju hariduselt õpetaja, 1. september pole alati südame põksuma, aga Kohtla-Järvel ma olen väga tihti käinud. Esimest korda sattusin ma 1-aastaselt siia, näiteks mul isa oli siin Kaeval kunagi ja meie elukoht oli seal Lõuna-Eestis, aga isa töötas mõned aastad siin kaevanduses ja siis mina 1-aastaselt, ma tean, et ma olin siin kuskil Ahtme linnaosas ja käisin Aarannas, et esimene rand oli Aarand minu elus. Aga te just mainisite natuke, et te olete ikkagi käinud siin, aga kuidas te veel olete Ida-Virumaaga seotud olnud või Kohtla-Järvega? Ma arvan, et ega see põhiline side viimastel aastatel on ikka see, et riigihalduse minister, millises ametis ma olen teist korda nüüd väikse vaheäärel, vastutab regionaalpoliitika eest. Ja eks Ida-Viru on üks selliseid piirkondi, kus meil on nagu eraldi arengukava või tegevuskava, kus on oma programm. Et see piirkond, mis vajab nagu erilist tähelepanu riigi poolt, siin on ka väga palju muutusi tulemas, nagu me räägime siis kliimaneutraalsusest või roheleppest. Ja kindlasti peab riik seda, kuidas siis öelda, toetama ja aitama selle ülemineku juures, rääkimata sellest, et töötus ja teatud näitajad, noorte lahkumine on olnud nagu negatiivsed Ida-Virumaal juba pikemat aega, sellepärast kunagi see tegevuskava programm tehti. Ja selle raames ma olen siin ikka päris tihedasti käinud, et kindlasti ma olen Ida-Virumaal käinud siin viimase 3 aasta jooksul 3 korda rohkem kui üheski teist piirkonnas. Seda on rõõm kuulda. Aga te just mainisite noorte lahkuvist ja tööpuudust. Aga mis on valitsusel plaanis, et vähendada siis Eesti piirkondade erinevusi nii sissetulekus, taristus kui ka elukvaliteedis? Ega siin ei ole ühte võluvitsa, ma täna ka ütlesin, et tegelikult see kõik on omavahel seotud, et alati kõigepealt küsitakse, et peaks olema niisugust hästi tasustavad tööd. Paar asja meil on ikka käigus või mitte paar, vaid rohkem, aga ikkagi ütleme, on toetatud turismisektorit riiklikult siit, kus on loodud uusi töökohti, me teame neid spaasid ja asutusi, mis siin on, eks ju. Lisaks sellele on loodud tööstuspargid, loodeti küll, et sinna tuleb kiiresti tuleb investorid, tekivad uued töökohad, aga nii lihtsalt see ei käi. Et Ida-Viru programmist me toetame nüüd ka neid investeeringuid, et kui tuleb ettevõtja, mitte ainult tööstuspark üldse Ida-Virumaal ja teeb selle oma investeeringu, loob töökohad, siis ta saab ka riigilt väikest toetust. Ja kuna neid tööstusparke, ütleme, et umbes 60 miljonit üle Eesti on pandud riigi poolt tööstusparkide tegemiseks, seal luuakse infra, kõik trassid ja elektri kõik tuuakse kohale, et siis on lihtne tulla sellel ettevõtjal ja teha see oma investeering, prajada sinna oma tootmine midagi. Et siis sellest 60 miljonist kuskil 15 miljonit on tulnud Ida-Virumaale näiteks tööstusparkide loomiseks. Ja Kohtla-Järve tööstuspark on 2,5 miljonit näiteks ja ma tean, et võttis aega, aga esimene tehas on ehitamisel, et sinna tuleb tuulegeneraatorite tehas väga sobivat energeetika teemal ja taastuvenergeetika teemal. Et mina arvan, et teatud aja siin eksisteerivad Ida-Virumaal erinevad energeetika tootmised koos. Ka põlevkivi energeetika, aga kindlasti tuleb siia, me näeme, et ka praegu on tuulikud üleval, tuleb muid erinevaid energeetika tootmise vorme. Nii et see ongi, me räägime üleminekust, see peabki toimuma sujuvalt, mitte niimoodi, et äkki ja homme on töökohad kinni ja siis midagi asemel ei ole. Aga kindlasti on oluline teed, tänavad, elukeskkond, eluase. Järjest olulisemaks muutub eluase, sest ma tean ka, et üks põhjus, seda on ka uuritud, miks noored siit lahkuvad, on kvaliteetse eluaseme puudus. Ei ole võtta, pangad ei tule kappi, kuna see kinnisvara hind on siin nii väike. Siis ma loodan küll, et juba järgmist aastast käivitub see KredExi meede, kus siis toetatakse eluaseme rekonstrueerimist või soetamist KredExi lisa nagu toega, et siis pangad tulevad appi, saab muretseda korterit ja korterelamutele olemasolevate nagu rekonstrueerimiseks me näiteks 100 miljonit see aasta pandi ka kriisieelarvest ja see tõenäoliselt jätkub. Kusjuures on nüüd sellised abimeetmed, kus siis maapiirkonnad ka saavad abi. Ennem ta maandus ikkagi sinna Tallinnasse ja Tartusse. Et suurematesse linnadesse. Kus on maksejõulisem seltskond. Näiteks on seal sees üks selline meede, kus saab kõigepealt teha korda
tehnosõlmed, noh kõik, mis on soojustorustikud, veetorustikud, kanalisatsioonitorustikud ja alles järgmisena minna siis seda energiasäästu tegema, et kõigepealt siis teha nagu põhiasjad korda. Ja ka see toetuse määr on suurem siin piirkonnas, näiteks kui Tartus või Tallinnas ja me loodame, et korteriühistud ma loodan väga ka, et kohalikud omavalitsused lähevad aitavad korteriühistutel ikkagi neid toetusi saada, neid programme teha ja siis muutub ka eluase siin paremaks. Ja muidugi haridus, vaba aja veetmine, me teame, et ka siin ehitatakse ühte suurte spordikompleksi, vaba aja kompleksi, riik on toetanud 110 miljoni euroga juba, nii et oleme alapand. Et siin tegelikult need asjad nagu liiguvad Ida-Virumaal ja just viimastel aastatel. Et mina olen kohalik, mul on silm nagu rohkem peal, et tõesti seda arengut on väga... ma arvan küll, et ühest küljest on omavalitsused saanud tugevamaks, mis ei tohi ka unustada, et kõik vaatad, et ainult riik peab kõike tegema. Aga ütleme, et omavalitsuste võimekus rahakott on ka suurenenud, see on ka muidugi riigi otsus, et me oleme seda tulubaasi tõstnud ja samal ajal riik nagu rohkem ressurssi siia pannud. Ja lähiajal mina ka olen üle hulga optimistlik, et Eesti regionaalpoliitikas hakkab minema kõvasti paremini kui siiamaani on läinud, sest ka Euroopa Liidu vahendid on päris palju kasutada, eriti Ida-Virumaal, et nüüd tuleb seda targalt kasutada ja ega need samad eesmärgid on, näiteks tervishoid peab hästi kätte saada, haiglad peavad korda tehtud olema, perearste peab jätkuma, hooldekodusid peab jätkuma, koole korralikke peab jätkuma, rakenduskõrgharidus on minu küsimus, et peale näiteks gümnaasiumi, mitte ainult kutseharidus, mis siin on enam-vähem, ütleme siis, et rakenduskõrgharidus Ida-Viru kolledži, Narva kolledži, selle tervishoiu kõrgkooli baasil, et võivad nad mõtlema uusi erialasid, mis huvitavad just kohalikke ettevõtjaid, robootika, tehnoloogia, ikka sinna poole vaadatakse just. See on tulevik tegelikult. Üks suur ettevõtja, kes pidevalt loob siin 50-100 uut töökohta on Aquafor filtrite tootja, tal on Sillamäe Narvas on tootmine, nendeks tema tõsiselt mõtleb teiste ettevõtjatega asutada midagi sellist, nagu tegi Cleveron Viljans, rakenduskõrgkooli. Et spetsialiste toota ja siis tegelikult see annab võimalusega kohalikel noortel, kes praegu gümnaasiumis on, et see ei pea minema kuskile kaugemale õppima, sul on siin tegelikult pakutakse korralikku rakenduslikku kõrgharidust ja sellega on seotud kohe töökoht ka, et sa ei peagi nuputama ja otsima, et kus ma siis leian, et kui ma omandan selle rakendusliku kõrghariduse, siis siin on ka ja suhteliselt hea palgaga töökohad, ütleme nii. Te alguses mainisite, et just siin Ida-Virumaal et noored lahkuvad, ongi see elukoha puudus ja need, aga tegelikult me teame kõik, et ka on see, et on vene keel, on väga-väga jõudsalt siin peal. Et mis te arvate, kuidas saaks hoida just Ida-Virumaal ja ka Kohtla-Järvel siis eesti kultuuri ja ka eesti keelt, mis on riigikeel? Ikkagi põhiosas on eesti keelne õpe. Et see on see võimalus, kus eestikeelsest keskkonnast ja perest tuleb inimene saab normaalse gümnaasiumihariduse omandada, aga samas on see võimalus ka venekeelsetele peredele, kui nad soovivad, nende laps omandab eesti keeles hariduse, kus tal on ikkagi rohkem võimalusi, vaadates kõrghariduse poole nii edasi, et need võimalused peavad olema olemas. Midagi oleme teinud, et eelmine valitsus ka, et toodi integratsiooni sihtasutus Narva, et ka riik nagu näitab, et me ütleme, need asutused, kes siis tegelevad, ütleme siis selle ühelt poolt eesti keele säilitamisega ja siis ka venekeelsele inimesele eesti keele õpetada. Ida-Virumaa programmis õpetame ettevõtjatele, see eesti keelt, just ettevõtlusega seotud eesti keelt, et inimene tuleks paremini toime, suudaks riigiasutustega suhelda, igasuguseid bürokraatiat täita ja nii edasi. Et neid samme on vaikselt astutud ja ma usun, et ei tasu, kõik ootavad, et see sünnib üleöös ei sünni. Aga see, et eestlased siin püsiks ja võib-olla ka tuleks, ka need samad asjad, mille ma siin rääkisin, ega see on venelase või eestlaseks ühte moodi, kui sul on hea töökoht, kui sul on eluase, kui elukeskkond on ümber, sinu lapsed saavad hea hariduse, on hea lasteaed, siis on mõtet. Riigi töökohtade juures on ju teatud täiendavad tasud isegi Ida-Virumaal on. Õpetajad saavad, kes eesti keelist õpetavad on, saavad lisatasu, politseinikud, vanglaametnikud. Seda võib mõelda tegelikult, et tihtipeale ikkagi raha loeb. Minu ettepanek Ida-Viru programmis oli üks selline, et mitte ka riigi töökohad, vaid ükskõik milline noor spetsialist, kui ta lõpetab kutsekooli, rakenduskõrgkooli, kas ta on siit või ta tuleb mujalt siia õppima. Kui ta jääb Ida-Virumaale tööle,
minu ettepanek oli 3 aastat maksta talle väikest tippi peale, aga see ei lennud. Et hoida siin. Et hoida siin, jah, et ta jääks siia ja seoks enda tuleviku Ida-Virumaaga, eks ta on rohkem ikka kohalike jaoks, ma ütlen, et see kohalik noor ei läheks siit minema, et isegi kui ta omandab kuskil ka mujal hariduse, kõrghariduse, rakenduskõrg, et ta tuleks tagasi ja et teda toetada. Aga ma räägin, et samas Kagu-Eesti programmis me teeme ka nii, et kui noor spetsialist tuleb kuskil eraettevõtusse tööle, mitte riigiasutuses, siis riik paneb ühe osa, kohalik omavalitsus paneb teise osa, et on võimalik see korter või maja korda teha või ka muretseda. Ja inimene peab ise panema kolmandiku või isegi ettevõtja võib tema eest panema kolmandiku. Ja ma arvan, et see on päris hea skeem, mis töötab, et võib-olla tasuks selle peale mõelda. Kui me päris tippi ei taha maksta, äkki toetame siis selle eluaseme korda tegemist näiteks niimoodi. Aga mis te veel pakuksite, et kuidas nagu hoida noori siin? Et me teame, et tegelikult noored saavad põhihariduse, juba võivad minna. Saavad gümnaasiumihariduse ja lähevadki edasi õppima. Lähevad Tallinna ja nad jäävadki sinna. Nad ei tule siia tagasi, sest neil ei ole siia midagi tulla. Ei tulla on siis, kui on ikka need 3 asja. Kui on hea töökoht, hea palgaga, kui on hea elukeskkond ja mingi perspektiiv, tuleviku perspektiiv. Ma räägin, et selles suhtes ma olen optimistlikum, need töökohad tekivad, et ikka päris hea palgaga töökohad praegu, mis nõuavadki, mis põhinevad uuel tehnoloogial, see ei ole mingi traditsiooniline tööstus enam, nagu vanasti oli Ida-Virumaal, vaid need on väga innovaatilised ettevõtjad, kes siia praegu midagi loovad. Et mingis ajaperspektiivis noortel on mõtet siia poole vaadata, et need töökohad siia tulevad, siis on eluase, eks ju, nii nagu ma rääkisin. Et natukene ka maine, ma loodan, et see maine paraneb selle protsessi käigus, kui me nüüd, me räägime, et viimastel aastatel on ikka paremaks, isegi ütled, et Kohtla-Järvel on ka paremaks läinud, et ju see jõuab kohale ja ju see jõuab noorteni ka, et äkki ma ikkagi mõtlen. Aga tänapäeval maailm on nii globaalne, et inimesed liiguvad, ma väga loodan, et need, kes on läinud, võib-olla tulevad ka tagasi, leiavad selle põhjuse selles mõttes, et töökoha hästi tasustatud töökoha või ka elukeskkond muutub paremaks. Ja ka mujalt Eestist tullakse siia elama, nii et ei ole välistatud. Need väga huvitavaid mõtted on igal juhul Ida-Viru arenguga seotud ja see ei juhtu üle öö. Nagu te näete, et nüüd vähehaaval on ju tegelikult tänu sellele, et me tegime selle Ida-Virumaa tegevuskava, Ida-Virumaa programmi, vaikselt on see nihkumas paremuse poole ja üritame seda kiirendada, see võtab aega natuke. Aga mina olen positiivselt meelt, ma arvan, et või vahepeal siin ütleme 10-15 aastat tagasi oli väga pessimistlik meeleolu, et kõik ikka lahkuvad ja kõik lähevad, ma arvan, et on võimalik neid pöörata, mitte ainult Ida-Virumaal, vaid kogu Eestis tegelikult. Natukenegi on võimalik neid protsesse küll pöörata. Iga asi omal ajal. Ja vaata, inimesed ei taha enam, et tänapäeva inimene, nii nagu näiteks see viirusaeg, kõik läksid maale elama. Ja avastasid, ja siis avastasid, aga maal on päris huvitav elada ja tänu sellele, et meil on selline ikkagi digiriigi eeldused olemas, et me saame väga palju kaugtööna ära teha või 2 kohas elada ja me saame oma asjad ära aetud, nii et see andis ka sellise võimaluse, et meil oli ka ministeerium oli 2 kuud oli kodus. Kõik asjad said tehtud võib-olla paremini isegi, kui seal kabinetis istus. Suur aitäh teile, et te siia Kohtla-Järvele tulite taas. Ja mul oli äärmiselt hea meel kuulda, et olete siin ka varem olnud ja A-rand on ka teile tuttav. Suur aitäh teile vaatamast ning kohtume järgmises saates. Tere! Te vaatate Kohtla-Järve saadet ning meil on tulnud külla Euroopa Komisjoni energeetika volinik Kadri Simson. Tere! Tere! Meil on koolis tekkinud selline komme, et iga külaline, kes siia tuleb, saab sellise sissejuhatava küsimuse. Ja nii ma esitaksin ka teile. Et kui te siia Kohtla-Järvele saabusite, siis milline oli teie emotsioon või esmamulje, kui te siia tulite? Esmamulje oli suur lootus, et ehk täna 1. septembril ei hakka vihma sadama. Aga taevas oli ähvardavalt hall. Mul on rõõm olla 1. septembril siin riigigümnaasiumis ja ma nägin juba päris palju lapsi lilledega tänaval kõndimas, nii et 1. september jätab igast linnast ju toreda mulje, sest see on selline lootusi täis kuupäev. Ma olen siin Kohtla-Järvel sellel aastal 2 korda ja ma olen ikkagi kõigil eelnevatel aastatel ka Ida-Virumaale jõudnud korra või paar, sest et siin on ju palju linnu, kus elu toimub ja toimub palju huvitavat, nii et see ei ole kaugeltki minu esimene kord
Kohtla-Järvele, veel vähem Ida-Virumaale. Seda on tore kuulda. Aga mille poolest teie arvates siis Ida-Virumaa erineb teistest Eesti piirkondadest või kas üldse erineb? Ma arvan, et Ida-Virumaa on väga eriilmeline, et on palju suuri linnu ja palju tööstust ja samas on ju imekauneid selliseid looduslikke paiku, rääkimata väga atraktiivsetest strandadest. Nii et ma tean ka oma tuttavate seas, et aina enam avastatakse Ida-Virumaad ja minu meelest selline siseturism ja põhjus, miks inimesed tulevad nii suvel kui sügisel kui talvel siia, on väga positiivne. Mul on selline natuke tõsisem küsimus teile, et kuidas vältida või antud olukorras siis kas või pehmendada Ida-Virumaa siis sotsiaalvallas neid tagasilööke, mis on hetkel? No eelkõige tagasilöögid tulevad sellest, et Ida-Virumaal noored kipuvad Ida-Virumaalt lahkuma, leidma uusi väljakutseid kas mujal Eestis või isegi kaugemal. Ja teisalt siis nii-öelda töökohtade struktuuri muutus. Kuidas me saame aidata, on see, et ega siis töö maailmast ära ei kao. Lihtsalt erinevatel kümnenditel on uued ametid, kuhu inimesi otsitakse tikutulega. Ja see tähendab siis, et inimesed, ka teie, kes te nüüd kooli lõpetate, peate olema valmis, et kogu elu tuleb õppida. Et see töö, mida sa esimesena tegema hakkad, ei pruugi sind läbi elu teenida, ei pruugi anda sulle leiba kuni pensionini. Ümberõpe, uute oskuste omandamine ka vanemas eas saab olla see võti, mis siis annab palka aastatel, mis inimesel on aktiivsed tööaastad. Te mainisite alguses, et just Ida-Virumaal on see, et noored kipuvad lahkuma. Aga mis oleks siis teie selline lahendus sellele, et kuidas nagu noori võib-olla tagasi hiljem tuua näiteks 5 aasta pärast? Et mis oleks nagu teie poolt see lahendus, kuidas saaks Ida-Virumaal hoida noori? No kõigepealt peab olema noorel inimesel tööd. Ja siin on kindlasti võtmeks ka see, et see töö ei pea olema ainult selline ühetüübiline, vaid ka Euroopa taastekavast tulevate vahenditega saab Ida-Virumaal luua tuleviku töökohti, mis ei saasta, aga annavad väärikat töötasu. Ja teisalt, kui me teame, kui noored inimesed on oma hariduse kätte saanud ja hakkavad pere looma, siis nad peavad tähtsaks elukeskkonda ja nad peavad tähtsaks, et selles kandis, kuhu nad kolivad, oleks lastel toredad lasteaiad, mänguväljakud ja heal tasemel koolid. Nii et selles mõttes ka riigigümnaasium, tugev riigigümnaasium võib olla argument, miks mõni inimene mõtleb, et peale ülikooli leides endale kaaslase, kellega pere luua, on Ida-Virumaale naasmine väga tore variant. Just mainisime, et üks nagu suurim probleem ongi tegelikult see, et noored lahkuvad. Et võib-olla enda puhul ma võin öelda ka seda, et nagu noorele on tegelikult raske leida siin natuke tööd, et suve jooksul, kui on vaja, siis on keeruline. Aga kas te oskaksite veel nimetada mingeid probleeme, mis on just Ida-Virumaal? No Ida-Virumaa paistab Eestis silma sellega, et rahvaarv väheneb. Ja me teame, et on linnu, kus majad jäävad pool tühjaks ja see on ju ilmselgelt väga keeruline probleem, kui korterid on eraomand, aga samas oodatakse abi nii linnalt kui riigilt. Ja ma arvan, et see on kindlasti üks koht ka, kus ka Euroopa Liidu poolt tulevad õiglase ülemineku fondi rahadega saab maju muuta nii-öelda energiatõhusamaks ja samas saab aidata ka kortereid nii-öelda kokku kolida. Aga teine küsimus Ida-Virumaal on loomulikult see, et mis on tulevik, mis on tuleviku töökohad ja siin on tähtis teada, et kui me räägime ka sellest, et fossiilsetel kütustel tulevikus ei ole Euroopas rolli, siis me ei räägi homsest, me ei räägi ülehomsest, me räägime 30 aasta vaatest ja kui nüüd tagasi mõelda, et kus me kõik olime aastal 1990, siis see oli hoopis teine maailm. Ja nii ka aastal 2050, see ongi teine maailm, sest et arengud on väga kiired. Jah, tegelikult kui nüüd vaadata neid, mis oli 90-ndatel ja nüüd, siis 21. sajandil tegelikult see muutus on väga-väga suur. Et te rääkisite just, et mis on 30 aasta pärast, aga mis te arvate, millised on arenguvõimalused 50 aasta pärast, just siin minu kodukandis siis? Ma arvan, et
ajalised vahemaad jäävad väiksemaks. Ehk et hea raudteeühendus, kiired rongid, naaberlinnadega, aga ka pealinnaga annavad võimalusi nii töökoha valimisel kui ka elukoha valimisel, et kui rännak pealinna ei võta tervet päeva, vaid loetud tunnid, siis seda on lihtsam teha ja see annab võimalusi nii ettevõtetele kui ka inimestele oma elukoha valikul. Me rääkisime nüüd tegelikult ainult Ida-Virumaast, aga nagu ma enne siis mainisin, kui tutvustasin, siis te olete tegelikult Euroopa Komisjoni energeetikavolinik. Seega ma jätsin siia lõppu sellise mahlasema küsimuse, ehk siis milline on Eesti tee keskkonnasõbralikuma energeetika poole? Me peame investeerima sellistesse lahendustesse, mis annavad meile energeetikas turvalisuse ja et me suudame ise katta oma vajadused. Aga tehes seda rohelisel viisil. Ehk et meil on palju võimalusi. Võib-olla me pole kõige päikeselisemas paigas, aga meil on palju biomassi, meil on tuult ja läbi selle saame me enda vajadused kaetud. Ja loomulikult peame me mõtlema ka selle peale, et kuidas üldse kasutada seda võimalust, et me raiskame vähem. Kõige odavam energia on see, mida me ei kasuta. Ehk et me kõik teame, kui sa koduses majapidamises maksad arveid, siis küttearved on kõige suuremad arved. Ja kui sa oled maja ära soojustanud, siis küttearved märkimisväärselt langevad, aga toas on ikka mugav temperatuur. Nii et need võimalused saavad meil olema palju suuremad, sest et järgmise Euroopa Liidu eelarvega tuleb Eestisse sadu ja sadu miljoneid täpselt selliste eesmärkide saavutamiseks ja lõpuks me tarbijana võidame, sest meil on väiksemad arved, meil on tuba soe ja keskkond võidab ka, sest et me lihtsalt ei kulu nii palju energiat. Seda on väga-väga suur rõõm kuulda, et üldse Euroopa siis sinnapoole tüürib, et kõige kindlam ongi ju tegelikult elada kindlas ja sellises, ütleme, sotsiaalses nagu elus, et ikkagi oluline on ju see, et kui maksta nüüd nagu poole rohkem, kui tegelikult on asi väärt, siis see ju ka ei ole õige tegelikult elanike kohta. Just, ma arvan, et inimestel ongi tähtis see, et puhtam keskkond toob meile nagu paremad elutingimused, et kõik see õhusaaste, eks ole, see mõjub ka tervisele. Aga lisaks ta saab olla ka taskukohasem. Nii et sa lihtsalt ei pea küttearveteks nii palju maksma, kui varem maksti. Ja selle võrra saab teha siis midagi muud toredat, osta raamatuid, käia teatris, iga ühele midagi toredat. Suur aitäh teile veel kord, Kadri Simson, et te tulite siia. Ja suur aitäh teile, et te vaatasite Kohtla-Järve esimest saadet. Nii et näeme varsti jälle, kohtumiseni!